Armas kuulaja, loen ette Krajoni mõistujutud raamatust Tõrvaaugu mõistujutt. Kujuta ette, et oled koos paljude teiste inimolenditega tõrvaaugus ning üleni tõrvaga kaetud, pea laest jalatallani määrdunud ja võimetu kiiresti ühest kohast teise liikuma, sest tõrv on nii tihke. Visalt edasi murdes harjud sa sellise olukorraga ning elad oma elu niisugusel moel koos teistega aasta järel. Tõrvakoorem võetakse omaks just nagu planeedi külgetõmbejõud. See on kõikide jaoks kehtiv eluline tõsiasi. Niisugune on sinu ette kujutatud seisund. Äkitselt, kui tasahilju pakutakse sulle Jumala andi. See on maagiline tööriist, mis sinu keha puhtaks teeb ning hoiab selle puhtana isegi tõrva sees olles. See on kui energiaväli, mis lausa tõrjub tõrva eemale, kui sa sellest läbi lähed. Sa võtad selle kingituse ja sellega kaasnevad kohustusliku töö vastu ning hakkad õppima, kuidas seda kasutada. Sa muutud pikkamisi. Teiste jaoks hakkad sa esile kerkima, sest sa oled teistsugune, värske ja puhas, samas kui nemad liiguvad sinu ümber, olles ikka veel tumeda tõrvaga koos. Sa hakkad mõistma, mismoodi sa selle olukorra iseenda jaoks kaasloonud oled, kuid saad samas aru, et tegu on äärmiselt isiklikku laadi Anniga, mistõttu sa ei ütle mitte midagi. Niisiis, kas arvad, et sinu ümber olijad ei märka, et sa astud vabalt, ilma et tõrv sinusse puutuks või su jalgu takistaks? Nad näevad, kuidas tõrv puudutab su keha ja sind kunagi ei määri. Mis sa arvad, mis siis juhtub? Ah, vaata. Nemad hakkavad parajasti muutuma. Esimene asi, mis aset leiab, on see, et kuhu sa iganes ka ei lähe, saab seal olema ruumi, sest sinu jaoks tehakse tee vabaks. Teine asi, mis juhtub, on see, et nad küsivad sinult, kuidas saab selline asi võimalik olla. Ja kui nad avastavad Jumalalt pärineva maagilise tööriista, siis hakkab igaüks neist kasutama seda iseenda jaoks ning rohkem inimesi muutub niisamuti puhtaks. Kusjuures igaüks loob sellise olukorra isiklikult enda jaoks, täpselt nagu sinagi. Kui sa lähed vaikselt teatud aja oma eluga edasi, siis vaata, mis toimub sinu ümber olijatega. Rohkem kui pooled neist saavad puhtaks ja tõrvast priiks. Peatu ja mõtle sellele, mis tegelikult toimus. Sa ei teinud oma Annist evangeeliumit ega palunud neist kedagi sinu jaoks muutuda, ometi muutusid nad siiski. Just nii toimub ühe inimese poolt saavutatu kaudu loomine paljude jaoks. Me kinnitame teile, kullakallid, et kui te muudate iseennast, saab sellest alguse muutumine kõikjal teie ümber. Inimestel pole võimalik jääda kõigutamatuks, kui nad näevad sinust väljakiirgavat rahu ja armastust. See on samal ajal nii relvituks tegev kui ka armuküllane. Just kui magnet teiste magnetite seas hakkab sinu uus polaarsus lõpuks mõjutama kõikide sinu ümber olijate joondatust ning sinu eksistents ei saa enam eales olema see, mis ta oli.